Tervist, hea kanali vaataja. Täna räägime siis sellisest noast nagu Helle Alden. See on nüüd sükene minu jaoks nagu huvitav nuga. Temast ei ole üldse lihtne rääkida, sest temas ei ole mitte midagi erilist, nagu midagi sükest vau-efekti. Ta on ilus, ta on soliidne, ta tõesti näeb soliidne välja. Aga ka tema sükene ilu on sükene tagasihoidlik. Kindlasti ta ei ole kole ja nii edasi, aga see on sükene, ta on viisakas, soliidne. Mitte midagi üleliia sükest. Temas ei olegi mitte midagi üleliigset, kui aus olla. Pigem on tas võib-olla midagi natukene iga koha pealt puudu. Aga ta on nuga ikkagi ja kõige selle juures, ütleme, minu silmis ta on sükene 5 palli süsteemis sükene 3 punkti nuga. Aga samas ta mulle tegelikult nii veider, kui seda ei ole, ma pean tunnistama, et ta mulle väga meeldib. Mul on neid Helle nugasid olnud üksjagu, nagu minu videodest olete näinud, seda arvustusi ma olen teinud paljudele helledele. Ja ma pean tunnistama, et teatavas mõttes on ta üks minu lemmikutest. Kõige oma tagasihoidlikkuse juures ja kõige selle juures, et ta on kõiges siuke nii-öelda mitte enam kui 3-line. Aga miks ma siin nüüd püüan lahti mõtestada, miks ta siukene 3-line minu jaoks on. Üks asi on see, et ta tegelikult ei ole täisroodnuga. Tal hakkab siit noa käepideme juures küll üsna lai rood pihta. Ma ei ole siia sisse nagu piilunud. Ta jõuab siia taha otsa välja, aga ma saan oletada, et ta nii-öelda läheb kitsamaks siia lõpuni välja. Väga ilus tegelikult nagu siuke puidust käepide ja mulle meeldib see metallist nii-öelda osa, mis on siis selle puidust käepideme ja tera kohtumise kohas. Aga nii veider, kui see ei ole, tema kohta YouTube'is ei ole eriti palju videosid. Aga mis ma olen leidnud, siis on pandud tähele ühte asja, et oli päris vana video ja tänaseks ilmselt üks üle 10 aasta vana video, kus siis üks YouTuber tõi välja selle, nagu te võite näha, siis siin ja siin on nii-öelda, kus tera kohtub käepidemega nagu vahet sees. Veider on see, et see on olnud niimoodi noa tootmisega juba üle 10 aasta. Et tootja ei ole mitte midagi teinud selleks, et sellist nagu esteetilist möödapanekut parandada. Oma olemuselt on ta siis nii-öelda tootja väidab jahinuga, aga ma olen mõne jahimehega rääkinud, ma ise sain selle ka jahimehe käest ja pigem on see kommentaar on selline, et ta võib olla jahinuga küll, aga see on sel juhul, kui sul nagu paremat nuga pole jahile kaasa võtta olnud. Ma olen taga nüüd töötanud ja toimetanud vähem tihedalt ja tihedamalt. Praegu meil on kevad. Juba suvi, suvi. Et juunikuu ja järgmine nädal on meil jaanipäev. Ülejärgmine nädal on jaanipäev. Kuskilt sügisest alates vist olen temaga või eelmise suve lõpust toimetanud, et aastat päris täis ei ole, aga üle poole aasta. Ja olen proovinud taga kõike teha, mis temaga kannatab teha. Ütlen ausalt, et ta ei ole see nuga, millega ma võtan näiteks mingi puualu ja hakkan seda siis poolitama. Paremal juhul ma võin mõnest puualust temaga pirdu lükata
aga tema konstruktsioon ei ole loodud nagu sellist tugevaks vastupidavaks. Samas on jälle huvitav see, et see nuga armastab puitu. Et temaga on puu kallal nokitsemine, kui ma tahan midagi teha puust, väga mugav. Tal on tegelikult äärmiselt mõnus, mugav käepide, mis minule isiklikult meeldib. See on selline lapik, ei ole üldse mitte väikene, täitsa selline mõnus sõrmekoht siin ja nii edasi. Et käes on teda väga mugav hoida ja temaga töötada. Skändi. See tähendab seda, puidu kallal toimetab hästi ja tema tera paksus on ainult 3 millimeetrit, aga mulle tundub, et ta on tegelikult saledam kui 3 millimeetrit. Tera pikkus on siis 105 millimeetrit ehk põhimõtteliselt mõõtmete poolest siuke kuulus nuga nagu Mora Karberg on täpselt samas mõõdus. Benchmade Bushcrafter esimene generatsioon, jälle samas mõõdus nuga. Siis Park River Bravo 1 LT, jälle täpselt samas mõõdus nuga. Ja mingisugune klassikaline Soome Puukko, no jälle samas mõõdus nuga. Tegelikult selline kompaktne nuga. Ta on hästi kerge, tema kandmine on mugav, tema kasutamine on mugav, ta on kerge. Aga võt ta on, mõtleme niimoodi, kui ma tahan temaga puidu kallal nokitseda, toimetada, mingeid asju teha, no siis ta on kindlasti selline tugev 4+, võib-olla peaaegu 5. Praktika on tõe kriteerium, et tahan mina tuld ette valmistada, siis sellised lokikesi temaga on väga mõnus teha. Ilusad sellised krossis lokid tulevad. Üsna kerge vaevaga, et selliste puidukiudude vahele leiab ta tee ülesse väga kenasti ja temaga on seda tõesti, no on kohe mugav teha, mitte midagi ei ole ette heita. No, selline töö on tema jaoks super. No, kui ma nüüd tahan temaga, see oli nüüd kuusk, siit ta nii-öelda diagonaalselt läbi kiudude lõikas päris kenasti, ei ole ka mitte midagi ette heita. Kui ma tahan nüüd kuusest teha telgi vaia, noh, peab tunnistama, et selle tööga saab ka nagu kenasti hakkama. Et on nugasid, mis saavad nii-öelda paremini hakkama, aga nagu ma ütlesin, ta ei pretendeerigi kuskilt otsast nii-öelda ei tea, mis ulme hea noa peale välja. Et pigem ta ongi sellises kõiges selline kolmene. Selle töö jaoks ma isegi julgeks väita, et ta on jälle taaskord pigem selline 4+, et ei ole üldse halb, päris mõnus toimetada. No, mul on siin kaske ka. Kask on tihe, sellest jah, nii kergesti ei lähe läbi. Jah, ristikiudu, võt, kui ma tahan ristikiudu siin nii-öelda kase kallal nokitseda. Ja siin on mul juba oluliselt rohkem vaja jõudu rakendada kui kuusepuu puhul. Ja noh, siin on ta pigem selline võrreldes kuusega, no selline 3+ või 4-, noh midagi selline. Aga tegelikult kõik saab ilusti tehtud, saab tehtud. Samuti lokitada kaske. Läks niimoodi, et pigem kisub sinna isegi
5 peale. Et väga hea, mõnus. Siukene, mina olen väga rahul. Vaataks, et selle töö jaoks kohe nagu väga hea, et isegi ma ütleks jah, et kasepirrust nagu nii-öelda tulehakatist teha on selle noaga parem kui kuusest. Aga miks ma ikkagi jätkuvalt jään nii-öelda selle hinnangu juurde, et mitte midagi enamat kui lihtsalt 3+, siis kohe, vabandan, tuleb siia mururobot lähedale, ma panen ta korraks pausile, et ta ei segaks. Ongi nüüd järgmised nüansid. Ma tahan nagu siukest head nuga looduses käimises, kus ma tahes-tahmata ikkagi puutun kokku toidu valmistamisega. Looduses käid teed süüa. Mina ei käi looduses niimoodi, et mul on ainult sellised kuivkülmutatud toidud kaasas, mille peale läheb kuum vesi või kiirnuudlid või kartuli helbed ja nii edasi. Mulle meeldib ikka nagu päriselt süüa teha. Siis nüüd, mis tema siukene, mina näen, miinus on, ta tegelikult ei lõika niivõrd asju, ta murrab asju. Vot, et kui ma nüüd tahan kartulit, õuna, mida iganes viilutada, siis tegelikult noh, ta murrab teda. Ta ei ole kõige parem nuga toidu kallal õiendamiseks. Ma ütlen ausalt, et mul isegi ei meeldi temaga toidu kallal toimetada. Jah, mingit sükest vinnutatud vorsti ma ehk võin ka lõigata, aga siis ta kukub seda viilu ka kohe nii-öelda rullima. Et selles mõttes jah, minu jaoks on ta mis nuga täna. No ta ongi täpselt see nuga, kuida mul on käe pärast võtta. Ma tahan lõket teha. No võt siis ma eelistan võtta haldeni ja siis nii-öelda lõkke süütamiseks need pirrud ette valmistada. Et noh, selle jaoks ta on hea. Ja ta näeb viisakas välja. Aga jah, temas ei ole nagu mitte midagi sükest, et vau. Aga õnneks ta ei ole kallis. Ta on sükene natukene pealt 100 euro maksev nuga. Ja kui sa tahad omale üks viisakat nuga, ta on 12C27 roostevabast terasest. Ja võt üks asi, mis mulle meeldib. Miks on ta nii-öelda üheks minu lemmikuks just nimelt pirru lokitamisnoaks saanud, on see, et tema HRC on 60. Ta hoiab suurepäraselt tera, tal on väga korralik karastus. Jah, tema teritamine on tiba sükene keberniit, aga õnneks tänu sellele, et tal nii kõrge karastus on, siis ma teritan teda väga harva ja peamiselt piisabki sellest, et ma lihtsalt hoonin teda hoonimislauaga. Ja rohkem polegi vaja. Selle ajooksul, mis ta minu käes on olnud, ma olen teda kas kivi või lint teritaja peal, no pakun välja 3-4 korda, võib-olla teritanud 3 vast. Aga jah, hoonimist on ta pigem kõvasti saanud. Nii et noh, kes võiks siis see sihtgrupp olla, kes seda nuga võiks nii tarbida? Ma ütlen ausalt, ma ei oskagi päris täpselt öelda. Noh, kui sa oled matkaja ja noh, kõnnib mööda RMK neid pikki matkateid, see matka teil kulge tüüpi matkaja, siis ta on mugav kaasa võtta, ta ei kaalu mitte midagi. No, sa teed taga ära ka tegelikult kõik tööd, mis oleks vaja teha. Aga ta ei ole nagu mitte millestki nagu seda liiga eeskujulikult hea. Aga samas jälle, noh, ma pean tunnistama selle kõige juures, et ta ei ole mingi superhelliline asi. Ma üsna tihti haaran ta ja teen temaga midagi. Mingi sükene moment tema juures on, meeldib. Kui sa oled siuke off-road matkaja, seal on vaja palju looduses asju teha, siis ma ütleks niimoodi,
kui sa paned off-road'i, jah, kaalu optimeerimine on tähtis, aga kui see on sul kaasas nii-öelda ainukese noana, ja sa ei võta temaga metsas kuivanud kuuski maha lõkke jaoks, põhimõtteliselt lõkke ettevalmistamiseks, ta väga hea nuga ei ole. Sa ei poolita temaga puualgusid, ta ei sobi selle jaoks. Noh, toidukalla nukitsemine jälle kehva. Noh, aga samas, kui sa matkad, kas sul on mõtet võtta kaasa sellist nuga, mis on ainult eeskujulik pirru lokitamisel. Noh, see ei oleks ratsionaalne. Et kes siis teda võiks tahta? See, kes lihtsalt näeb, et ta meeldib talle. Ilus välimus ja nii edasi. Ja noh, minul ta on näiteks siin minu laagripaigas, on mul kogu aeg siin nii-öelda tipi statsionaarselt. Ja iga kord, kui ma tahan nii-öelda saunaahju tuld teha, tahan tipiahju tuld teha, tahan lõket teha, siis ma haaran selle Aldeni järgi ja valmistan siis pirrud ette. Et noh, selle jaoks ta on väga hea. Noh, nüüd kindlasti ma oletan, keegi tahab nüüd küsida, et kuidas temaga siis tulerauda on kratsida. Noh, ma ütlen ausalt, ei ole väga midagi. No, tuleb mõni üksik säde ja ongi kogu lugu, ma ei hakka siin demonstreerima. Ja tegelikult, siis ma pean sellel teemal eraldi rääkima kunagi ühes videos, aga mina põhimõtteliselt olen tänaseks nagu ka loobunud, kuna seda minu jaoks ei määra nagu noa puhul tema headus see, kas ta tuleraua pealt nii-öelda saab sädeme kätte või ei saa. Et, aga noh, siuke ta on. Siukene tore viisakas nuga ja häda pole tal nagu jah. Ütleme, et kui ma nüüd mõnes mõttes, mis võiks tema nagu siukene konkurent reaalselt olla, on siis siukene tüüpiline Soome puuko. Ma tean jah, see teeb mõningaid asju paremini. Aga ma isiklikult valiksin ikkagi selle Aldeni. Moora Karberg. No, ma olen nõus, see on igapidi natukene praktilisem nuga, ta on tugevam, ta on täis rood, lai, siukene, ta on, noh, tugevus on tema leivanumber. Aga kindlasti ma seda nuga ei valiks, Moorat. Ma eelistaks tegelikult kehvemat, tagasihoidlikumat, aga seest ilusamat, soliidsemat helle Aldenit. Minu kiiks. Noh, Park Riveri ja Benchmade'iga ma ei hakka võrdama, need noad tegelikult mängivad hoopis sootuks teises liigas. Et ei ole mõtet, mõni võib öelda, et on ikka mõtet võrrelda võrreldamatut, aga täna ma ei näe selle mitte mingit mõtet. Nii et noh, siukese ülevaade temast sai. Mulle see nuga isiklikult, jah, rõhutan veel kord, meeldib. Minu käest ilmselt see nuga mitte kunagi järelturu peale ei jõua. Et ilmselt saab mind aastaid teenima. Ja tegelikult olgem ausad, ka võib-olla 10 aasta pärast on mul vaja teha videosid teemadel, millised noad on ellu jäänud viimase 10 aasta jooksul. Aga siukese video sai ja kes te siuksed kanali vaatajad olete ja pole veel seda kanalit tellinud, siis olge nii palun nii head ja tellige ka see kanal omale, et see ei maksa teile mitte midagi. Aga võib-olla saate mõne kasuliku mõtte või nõuande sellel teemal, millist nuga näiteks ise kunagi omale tulevikus soetada. Aga kui ei näe ja ei kuule, siis raudselt järgmine kord, kui mitte ennem.